koralliklubis, Eesti koralliklubis on 11 meistrit tänaseks päevaks. Ja täna siin kohal on 5 meistrit. Pühapäevane päev ongi meil meistrite päev, meistrite etteasted. Ja järgmiseks kutsun ma siia teile rääkima ühe inimese, kellega me tulime koralliklubisse ühel ajal. Ja siis oli Toomas Sepp, kes käis Orati majas, oli meil see ohvis. Ja rääkis, et seal on tuli veel üks mees. Ja nad hakkasid koos tegema tervisekontseptsiooni. Ja kui mina läksin sinna klubisse, Toomas kutsus mind kaasa, et jube värk peab tegema seda tervisekontseptsiooni, tule lihtsalt nagu toetama. Ja siis ma nägin neid 2 meest. Ja ma nimetan neid koralliklubis, nad on nagu vennad. Ja Eesti siis 2 sellise suurema liini nagu vanaisad. Ja see oli nagu hästi armas, mul on selline mälupilt, et siis Tom läks, siis nad leppisid oma vahel ära. Okei, sa võta vesi, ma võtan parasiidid. Ja niimoodi, mõlemad olid parased ja ärev, sest need olid nagu nii suurt asja ajasid. Tervisekontseptsiooni rääkida oli vaja. Ja siis, kui tema oli ära rääkinud, siis läks Toomas rääkima. Ja ukse pealt siis tema tegi Toomasele niimoodi. Ja mul on nagu meeles, mingi niisugune venna arv. Et see oli kuidagi selline liigutus, mis mulle jäi nagu see südamesse, selline toetus. Ja ma olen väga tänulik selle toetuse eest. Ma kutsun siia suurepärase inimese, kes on Eesti koralliklubi plakatite ja klehpekate siukene inimene, kes panustab niisugustesse asjadesse, et tuleks ilusad videod. Mida ma ei tea kedagi teist, kes teeks sellist asja. See on tema nagu selline panus meie koralliklubisse. Ja ta mõtleb alati hästi suurelt, et need ideed võivad tunduda kohati absurdsed ja naervaajavad. Aga tänasel päeval on just selle inimese alla tulnud kõige rohkem inimesi. Ja sellepärast ma soovitan teil avatud silmade ja kõrvadega ja eelarvamuste vabalt kuulata, mida räägib selline mees oma pöörastest ideedest. Ja selleks meheks on Veiko Lutsu. Suured tänu. Siin on 2 päeva nii võimas olnud ja kõik on räägitud ja kõik on rõõmsad. On saalis inimesi, kes on otsustanud, juba jõudnud otsustada, et ta tahab meistriks saada. Andke käega märku, kes on suurepärane. Mis teised mõtlevad, kes kätte tõstnud? Et tegelikult plaanid on suured ja minu peas keerlevad suured numbrid. Mitte sellepärast, et numbrid mulle nüüd nii meeldiks, aga numbrites on alati seda hea asja üle vaadata. Et numbrid on ka, numbritest saab mõõta. Numbritest saab mõõta ja kui numbritest saab mõõta, siis tegelikkus on ka võimalik. Et numbrid ise valavad ennast ellu. Ja sellepärast ma võtan siit selle tahvli ja joonistan teile ka mõned numbrid. Kellele meeldivad numbrid? Suurepärane. Kõigile meeldivad numbrid. Mul on väike slaid sugu ka tehtud, ma võtan
külje peale. Et Ahti rääkis väga hästi selle õige osa kõik ära, et kuidas 500 ja nii ja naa, ja Mari-Liis jõudis väga ilusti ka selleni, et tükkige ära see 500 oma mõtetest. See kinnistub ja kui kinnistub ainult 500, siis see on jama. Jama on päris suur. Ja siis inimene, nagu Mari-Liis ütles, et inimesed keskenduvad selle 500 täis saamisele. See on iseenesele piiri panemine, et kui te kõrgushüppajana kavatsete hüpata 2.41, see on vist teadaolev maailmarekord. Ja kui sa kavatsed maailmarekordit teha, siis ei saa alustada 70-st. See 2.41 tuleb kohe peale panna. Et sa näeksid, kus see kõrgus on, milles sa kavatsed üle hüppata. Ja siin on see latt, miinimumlatt, mis võiks tagada teile enam-vähem niisuguse mõnusa elamise, olemise. Esimene latt võiks olla ikkagi meister. Kui te panete latti endale, et tahan saada direktoriks või olen direktor, siis see latt on nii madal, liiga madal ja te ei õpi kõrgemal hüppama. Et korrakski kas või panna latt hõbemeistri või tähtmeistri peale ja vaadata seda latti alt poolt ja mõelda, et vaata, see üks naine või mitu neist on suutnud sellest üle hüpata ja teinud seda oma teadmiste oskustega ja selle õpetusega, mis me siin jagame. Järelikult see õpetus töötab. Ja mitte miski ei takista teil ületamast seda sama kõrgust vähemalt. Ja enamgi veel. Sest kui te võrdlete ennast nende teiste inimestega, kes seda teinud on, siis te saate aru, et teil on väga palju võimalusi ületada nende inimeste tulemusi. Ja sellepärast ma kirjutan suuri numbreid, natuke suuremad kirjutavad teised, sest see, millest kirjutad ja räägid, see juhtub. Ja eelkõige ma teen seda oma iseenda sellest kogemusest, kuidas see tegelikkuses välja näeb. Ja lähtun sellest seisundist, kui ma olin ise alustav ja direktor. Et mismoodi ma siis mõtlesin, sest siis olid ka need normid, see 50 punkti isiklik ja nii ja naa. Mul ei õnnestunud kunagi ainult 50 punkti teha. Ei õnnestunud. Isegi kui ma oleks püüdnud, see oleks väga keeruline olnud, sest ma tahtsin neid tooteid järjest rohkem ja rohkem. Inimesed, kes seda teinud on, siis te saate aru, et teil on väga palju võimalusi ületada nende inimeste tulemusi. Ja sellepärast ma kirjutan suuri numbreid, natuke suuremad kirjutavad teised, sest see, millest kirjutad ja räägid, see juhtub. Ja eelkõige ma teen seda oma iseenda sellest kogemusest, kuidas see tegelikkuses välja näeb. Ja lähtun sellest seisundist, kui ma olin ise alustav ja direktor. Et mismoodi ma siis mõtlesin, sest siis olid ka need normid, see 50 punkti isiklik ja nii ja naa. Mul ei õnnestunud kunagi ainult 50 punkti teha. Ei õnnestunud. Isegi kui ma oleks püüdnud, see oleks väga keeruline olnud, sest ma tahtsin neid tooteid järjest rohkem ja rohkem. Kes on nõus sellega, et need tooted töötavad? Kes on nõus neid tooteid rohkem sööma? Kes on nõus mitte piire panema endale? Kes armastab ennast? Absoluutselt kõik. Ja kujutate ette, et siin on veel 100 000 inimest, kes täpselt samamoodi tõstavad kätt ja tahavad kõike seda sama, mis teie. Lihtsalt nad ei tea, te olete valitud. Ja siit ma paningi slideshow selles mõttes, et näete, seal on 150 punkti. Ja ma tegin piltlikult, et mis saab siis 150 punkti eest. See on esimene komplekt, mida võiks soovitada igale inimesele. Siin on sellised tooted, mida igaüks kasutab nagunii. Ainult milliseid on küsimus, kas kõige kvaliteetsemaid või mitte. Siin on pesupesemine, siin on puhas toit,
siin on kõik see, mis on esmaselt vajalik. Energia, meie abilised, bakterid, muud asjad. Ja minu arust on see minimaalne tervisekomplekt, mida võiks kasutada iga kuu. Muidugi võib selle sisu alati vahetada, sest meil on siia panna veel sadasid tooteid, mida aeg-ajalt ikkagi on vaja inimestele. Et see oleks tõesti väga miinimum. Kes on nõus sellega, et see võiks olla selline miinimum? Kes endale lubab siukest? Enamustest. On ju nii? Ja olete nõus, et siia võib veel panna pluss 100, 200 punkti, 300 punkti. Küsimus on ainult sellest, kust raha tuleb. On nii. Ja kust tulevad inimesed, kes tahaksid samamoodi teha? Kust tulevad need inimesed? Kust tulevad inimesed, kes tahaksid teha samamoodi nagu teie? Mis te arvate? Kus nad on? Töö juures. Tegelevad oma igavaste toimingutega, käivad tänaval, kauplustes, igal pool. Teie telefoni nimekirjas, palju on inimesi? Palju? 200 kindlasti, 500. Mõnel on nimekirjad, lõputud nimekirjad inimesi, kellega on nad suhtlenud eluaja jooksul. Tavaliselt öeldakse, et inimene kuskil 20-aastaseks saades, tal on tutvusringkond kuskil 1000 inimest. Kelle nime ta tunneb või teab. Alati küll suhtlenud ei ole, aga 1000 inimest. Kõikidel meil need nimekirjad olemas. Meil on vaja need nimekirjad välja kaevata. Teha endale töönimekirjad, kellele ma hakkan esimesena helistama. Kui te võtate praegu paberi ja hakkate kirjutama sinna nimesid. Kõigepealt kirjutage sinna, kui teil on raske nimesid kirjutada, siis kirjutage ette. Armastan, 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 armastan. Kirjutada terve leht täis sõna armastan. Esimesse litta, tulpa. Ja siis hakake oma telefonist lappama nimekirja ja järjest õppa inimesi, kelle te sinna armastan taha kirjutate. Te saate kindlasti pika nimekirja. Sest mida rohkem inimesi teie armastate, seda rohkem inimesed armastavad teid. Et see on reegel ja seadus. Ja tehke kõik endal nimekirjad, sest need on teie kullavara. Ja kui te siis ise hakkate toodet armastama ja mõtlete, et see on võimalik teha kiiremini ja paremini, siis tänaseks ma olen jõudnud siukse mõtteni, et nagu Mari-Liis ütles, meil on 11 meistrit. Siis teeks praegu siukse stardi. Et meil on stardi tegemiseks väga tõsine põhjus. Stardi põhjuseks on see, et kompanii on käinud välja supertingimused. Kõik, kes saavad meistriks nüüd 9 kuu jooksul, saavad Jaapanisse reisida 2019 ja see reis makstakse kinni teile ukse päevast ukse päevani. 9 kuu jooksul. Septembrikuuks on vaja saada meistriks ja siis 20 000 punktiga. 20 000 punktiga meistriks septembrikuuks. Ja mul on sündinud mõte sellest, et me eelmine kord tegime siin Ahti, Mari-Liisi ja kogu kambaga, tegime koos suurepärase sündmuse Baltic Sea Wave ja me õppisime selle sündmuse käigus meeletult. Vähemalt mina õppisin, mina teistest ei tea, aga mina õppisin meeletult ja tundsin, et see on lõpuks see tiim, kellega koos seljad kokku pannes me saame kõike teha 10 korda kiiremini vähemalt. 10 korda kiiremini, 10 korda paremini. Sest meist kõikides on erilised oskused, mis meid on toonud tänaseni. Ma ei oska öelda, mis see on minus või Ahtis või Mari-Liisis või kellegi teises. Aga kõigil meil kindlasti on mingi omadus, et kompanii on seda hinnanud meistri staatusega, midagi on juhtunud selle 5-6 aasta jooksul. Mõni on liikunud kiiremini, mõni aeglasemalt. See ei ole tähtis. Et senikaua, kui sa pole seisma jäänud, ei ole liikumiskiirus tähtis tegelikult. Niikaua, kui sa liigud, ei ole tähtis, kui kiirelt sa liigud. Aga ma teen ettepaneku, et meil on võimalus liikuda hulka kiiremini, ületada natuke piire ja mõistust sellega, mis meil seal mõistuses praegu on. Et kui me mõtleme
väiksed, siis me ei saa piire ületada. Me peame mõtlema hästi-hästi suurelt, nagu ma rääkisin kõrgushüppaja. Kui ta kavatseb teha maailmarekordit, siis ta peab mõtlema suurelt. Kui ta unistab väikselt, siis ta ei saa kunagi hüppata üle 241. Ja sama ettepanek on mul inimestele, et paneme seljad kokku. Meil on seljad koos tegelikult. Ja me harjutasime seda koostööd juba väga hästi. Oleme pikalt harjutanud, nüüd hakkame tegutsema korralikult. Me paneme kokku Eesti korralikult meistrite koostöökogu, et me paljundame kõikide meie parimaid omadusi üheskoos ja me oleme juba loomas niisugust ühtset liikumiskiirust tagavat programmi, mis aitab saada kiirelt tänavakodanikust meistriks. Seda juhul, kui inimene ise tahab. Seda juhul, kui ta täidab mingeid tingimusi, mis selle meistrite programmi käigus ta ise vabatahtlikult endaga otsustab teha. Ja plaan oli siis, et võib-olla siis jaanuarikuus juba alustatakse, siis on meil jäänud 11 meistrit selle läbi teevad. Siis selgelt on meil väga selge arusaam sellest, kuidas seda teha kiiremini ja paremini. On nii? Olete nõus muga põhimõtteliselt? Kes oleks nõus sellisest kursusest osa võtma? Kes tahab? See ongi kõik see kollektiiv, kes on juba otsustanud, et tahab meistriks saada. Suurepärane. Ja kui meil on õpetus, kuidas meistriks saada, kiiresti, adekvaatselt, tehes mingeid teatud kindlaid tegevusi, siis pane järgmine slaid ole. Siis mul on siin väike juhend. On üks nii. Järgmine slaid on mul tööjoonis. See on kuu. On nüüd parema. See on nagu tööjoonis, kuidas siis mina täidan ise enda jaos. Täpselt samamoodi igaüks, kes alustab, saab täita selle järgi. Kui te võtsite vastu otsuse, et 150 punkti kuus teile on võimalik, see on umbes 205 eurot. Ja te võtate selle otsuse vastu, et te teete selle enda tervise heaks või võite seda teha perekonnana koos, ostes lastele kõigile muule. Et see ei ole suur punktisumma ja kui see õpetus sellest punktisummast levib, mitte ei räägime 50 punktist või seal 100 punktist või et järsku lähen puhkusele, et puhkuse ajal ma ei söö. On keegi kuulnud niisugust väidet, et puhkuse ajal ma ei söö, puhkuse ajal ma ei pese pesu, hambaid ka ei pese, hambad puhkavad. Siis saame aru, et 150 punkti võib teha iga kuu. Sellest on miinimum. Ja kui me leiame, aktiveerime nüüd ennast esimesed 3 kuud ehk 90 päeva, teeme teatud kindlad tegevusi, siis me sõelume välja oma tuttavate nimekirjast, kelle ette nimetame, kirjutasime armastan. Kõik need inimesed, kes tulevad meile kas tarbijaks või partneriks. See ei ole sundus, aga kui te räägite ausalt ära, mis te otsustasite, ja see kõik käib läbi selle, et te räägite ära, mis te ise endaga otsustasite. Räägite seda sama juttu, räägite seda sama plaani, ütlete, et minul on põnev, nii nagu on, mina tarbin neid ja otsustasin kaasa minna ja teen vähemalt aasta kinni pidades nendest reeglitest. On, et kui aasta jooksul mul ei õnnestu, siis ma vaatan oma plaani ümber, teen võib-olla midagi muud. Aga nii kaua otsustan 150 punkti iga kuu, teatud kuupäevaks. See on minu enda otsus. Keegi seda kunagi kontrollima ei hakka. See on teie südametunnistus. Ja üheks sellel kursusel osalemise eesmärgiks või üheks nõudeks tahakski sättida selle südametunnistuse järgi, kes on otsustanud ennast sinna kursusele kirja panna, tuleb ja osaleb ja võtab sellest osa, aga teeb ka see 150 punkti eelmine kuu. Et kui te nüüd detsembris teete juba selle 150 punkti ära ja otsustate kursusel osaleda, siis jaanuaris me juba saame kokku ja räägime esimestest sammudest, kuidas aktiivsemalt levitada seda oma inimeste seas. Ja see ongi siis nagu selline tööleht, kuhu ma panen enda jaoks iga kuu kirja. Enda 150 punkti pluss siis leian kuu jooksul
katsun leida kuu jooksul 5 partnerit, kes teevad täpselt seda sama. Kes ei ole nõus sama tegema, paneme nad tarbijateks. Tarbijateks lihtsalt kirjutad välja, tarbija see tegi nii mitu punkti, tarbija too tegi nii mitu punkti, tarbija too tegi nii, neid hakkab tulema siia rohkem, siia kõike mahugi. Aga partnerid paneme eraldi kirja. Kui keegi tarbijatest jõudis partneri staatusesse tänu sellele, et ta ütles, et ta tahab, mitte see, et ta tegi 50 punkti täis ja ta ei tea mitte midagi. Ta ütles, et ta tahab, et jutt on toimunud sponsori ja inimese vahel ja partner on otsustanud partneris hakata, siis paneme sinna üles kirja, ütlen, et mul on koht, näe, sinu jaoks siin, ma panen sind siia kirja, tahad endal samasugust listi, näed, hakka täitma ja osale selles õpetuses. Sest mis meil levib õpetus. Ja kui me levitame õpetust 5, siis kõik see hakkabki juhtuma selle järgi. Et jätame välja kõiksugused õpetused 3 või 2 või muud asjad, et jõuda kuidagi kuhugi. Vaid võtame kohe ette selle 5. Sest 1 last õpetada ja 5 last korraga õpetada on üks ja sama. Jutt on ikka sama, on ju nii. Isegi 10 inimest koos õpetada või koos õppida 10 inimesega, alati on võimalik, on ju, ja kõik 10 tükki õpivad. Ja kõik 10 tükki õpetavad, on ju nii. Sellepärast esmane tähelepanu, kes tahab selle plaaniga kaasa tulla ja teeb, siis alustame täitsa algusest olenemata teie tänasest staatusest või millestki muust. Hakkame täitma lihtsalt plaani iseenda jaoks. Ja selle järgi on hea lihtne minna. Vaatame edasi. Ja väga hea oli see viimane sündmus. Lukonin rääkis meile, tegi äritreeningu Milanos ja ta tõi just väga täpselt välja need asjad, mis teda nagu on meistriks teinud ja teda on kuldmeistriks teinud ja hoiab seal ja läheb edasi. Ta avastas, et 5% tema tegevusest annab 95% tulemust ja nii on. Kõikidest teie tänastest tegevustest ainult 5% nendest tegevustest annavad 95% tulemust. Järelikult koostage nimekiri oma tegevustest, mis te teete, kõik, mis on seotud korraliga, koostage. Jagasin infot, saatsin Facebookis pildi, saatsin sõnumi, sain kokku, helistasin kellegi, lugesin mingit raamatut, käisin sündmusel. Iga tegevus annab midagi, aga mõned neist tegevustest arendavad teid edasi nagu mentaalselt, aga 95% nendest tegevustest annavad teile tulemust äris. Nii et parem teeme neid tegevusi, mis annavad meile tulemust äris. Keegi saab rääkida võib-olla? Kus sul üldse paber on? Võiko Maito. Juba sai. Juba on kõik korras. Tuleb veel. Nii et see on lihtsalt eneseanalüüs ja meil meistritel on kindlasti oma nägemus kõigil sellest ja ka koolis anname, või mitte koolis, ma ei taha nimetada kooli, kursus. Praktiline kursus on parem sellest, et koolis nagu raiutakse kõik inimesi ühte kivisse, et seda pole mõtet. Et kursus on parem, et seal on kursusel osaleja vaba tahe osaleda. Koolis on nagu siuke astusin kooli ja issand jumal, mis nüüd saab. Aga kursusel on parem. Seal on inimese enda tahe suurem. Ja kui me õpime siis kursuse käigus tegema seda 5% tegevust, mis annab 95% tulemust, siis me kindlasti kõik võidame. Ja sealt tuleb meeletu kiirendus. Sest mina meistrina olles kavatsen ka seda teie koos, seda maratoni distants uuesti läbida ja ma kujutan ennast ikka ette direktorina. Ma olen direktor, ma teen samasugust tegevusi nagu kõik teie. Ma tahan edasi areneda, ma tahan, et minu all rohkem inimesi saaks meistriteks, et rohkemate inimesteni jõuaks külluse võimalus kõiges selles, mis on võimalik saada. Te kõik väärite seda, kõik inimesed väärivad seda. Andes täna, nüüd ja praegu saan tulemust ka 5 aasta pärast, saan tulemust ka 10 aasta pärast. See on tänuväärne tegevus.
kes arvab, et see on tänuväärne tegevus, et te annate informatsiooni, ärge häbenege, tehke suu lahti. Küsige inimeste käest, mis inimesed tahavad, küsige. Kui te küsite inimeste käest, mida nad tahavad ja mida mul teile pakkuda on, käite välja need ideed, üllatate ise, päris paljud tahavad samaseid asju. Nad lihtsalt ei tea, kus neid otsida. Nad ei tea, nad pole kuulnud. Kõik tahavad tervist, kõik tahavad finantsvabadust, kõik tahavad puhata kuskil soojal maal, kõik tahavad teha seda. Ja selliseid säravaid silmi on tänavad täis. Lihtsalt vaadake neile otsa ja pange need põlema. Pange põlema oma ideedega, hullumeelsete ideedega, mis teil on. Ja uskuge ise oma ideedesse, see on väga tähtis. Lähme siit edasi, mis juhtub. Vajutame järgmise. No ja kui te otsustate alustada, startida paigalt meistri või siis mõne teise direktori nõuande järgi, kes on seda maratonidistantsi juba ühe korra läbinud, siis esimese kuu jooksul leida 5 partnerit, see on võimalik, kes teevad täpselt sama nagu teie. Te peate lihtsalt rääkima iseenda eeskujust. Te mitte ei tõsta esile, et kuule, vaata mind, ma tegin 150 punkti, aga sedapidi, et näed, ma teen sellist asja, ma isegi püüan natuke rohkem, et mul läheb ikka seda vaja. No oma tunnetest, ausatest rääkige. Ja te leiate oma need inimesed, see on natuke rohkem kui 1 inimene nädalas. Selleks, et leida 1 inimene nädalas, teil tuleb läbi teha 30 kontakti umbes esialgu. Hiljem muutute profimaks, teete 10 kontakti, 10-st 1 tuleb kaasa. Hiljem muutute selliseks profiks, et te räägitegi ainult nendele, kes tulevad kaasa. Teistele vaatate otsa ja ütlete, et näed, see on minu ala, selles ma olen tugev, sellest ma olen nõus jagama ja hea meelega jagan. Ja näidake selle väärtust, mis teil on. Näidake väärtust, väärtus müüb alati ja lugu selle väärtuse juures. Kui te keskendute seal hindadele või millegi muule, see kunagi ei müü. Hind, et mul on odavam hind, ei müü. See on ajutine, see on vaesusmentaliteediga saab müüa, et mul on odav hind, osta minut. Ma olen ettevõtjana kõik seal läbi teinud, selles suhtes, aga siin on kõik ette tehtud, jalgratas on leiutatud. Ja endal esimene kuu te saate juba päris korraliku, mis oli 230 €, kui te teete selle ära. Esimene kuu tegite ära, no tegite 2 kuuga. No pole ka hullu, liikumiskiirus ei ole alati kõige tähtsam, aga tähtis on see soov seda teha. Ja esimese kuuga te võtate juba 230 € tagasi 9 punkti pealt. Pluss siia lähevad juurde tegelikult need tarbijad, kõik, kes tekkisid ka selle kuu aja jooksul, kes ostis vee ja kes ostis AS 500 ja kes ostis Pentokani ja neid tekib ka veel, tuleb plussi. Ma ei räägi sellest 230-st ainult. Esimese kuu tegevuse järgi te panite ise sisse 200 € ja juba teisel kuul saate 230 tagasi, kas teil oli mingi kulu enda tervise peale? Ei olnud ju. Ja te saite kingituse. Suurepärane. Kas ei ole hea plaan? Põhjus, motivatsioon tegutseda kuu ajaga ja kiiresti. 30 kontakti, 5 partnerit ja ülejäänud tarbijateks. Jõuab isegi teha 100 kontakti. Lihtsalt rääkida 15 minutit inimesega, harjutage rääkimist. Harjutage seda, mida te olete, mida te teete, harjutage 15 minutiga sellest rääkima. Te saate teha lõunatunni ajal, kui teil on vahepaus, lähete sööma sõbrannaga, te räägite 2 inimesele oma suurepärasest ideest ja teil inimesi tuleb, kogu aeg tuleb, liitub selle projektiga. See on väga lihtne. See on peas, et meil mõte, see võib raske olla. Paneme edasi. Mis on õpetuse 3 ja 5 vahe? Finantsvõimendus. Võrdtulundus meeldib mulle sellepärast, et siin on finantsvõimendus. Meeletu finantsvõimendus. Õpetus 3, vaadake, kuidas see kasvab. Esimene liin 3, teine 9, 27, 81, 243, 729, 2187. See on partnerite arv, kuidas ta kasvab, kui teie levitate õpetust 1-3 või ehk 3 partnerit. Kui te levitate õpetust 5 partnerit, vaadake, kuidas kasvab, kas pole võimas.
Teie tunnete neist ainult esimest liini ja teist liini võib-olla. Õpetus levib siis, kui teine liin on välja õpetatud. Iseenesest. Hoia ainult kinni, pea ise lubadust iseendale. Kõik pea lubadust iseendale. Tee oma 150 punkti ja räägi kõikidele, keda näed. Kõik, kes liigutad, harjutad ise peegli ees 15 minutiga. Ja vaadake, mis on õpetuse vahe 7. liinis. 2, 3, 4, 5, 7. liinis. Vahe 75 936 inimest, kes võivad olla partnerid selleks ajaks. Pluss tarbijad. Igal partneril on 10-12 tarbijat. Kolossaalsed numbrid. Ja selle eest makstakse võttunud. Ja teie tunnete neist 5 inimest ja võib-olla neid 25, kes on sellel 5. Muidugi saate tuttavaks 125 ja 7-8 tuhandega, sest te kohtute suurepärasel korraliüritusel, kus on neid kõiki koos palju. Ja järgmise 9 kuu plaan, ma ütlesin hullumeelse idee välja ja ma usun sellesse ideesse iga päevaga järjest rohkem. Seal Baltimere lainel 200 meistrit 9 kuuga Eestist juurde. Sellel eesmärgil on ka see meistrite koostöökogu, et anda maksimaalselt õpet või teavet edasi sellest, kuidas seda teha. Teha koos, aidata teineteist, olla ühtne pere. Näidata kogu maailmale, et see on võimalik, sest kui Erik ütles lavalt, et me plaanime Jaapanisse minna umbes 250 meistriga või 240 meistriga. Minu süda ei pidanud seda vastu, ma pidin ütlema, et meil tuleb ainult Eestist nii palju. Meil tuleb ainult Eestist nii palju ja võib-olla rohkem. See on ilus mõte. Mõelge seda mõtet 1 korra päevas ja see juhtub, et ei olete seal sees. Ja leidke kähku veel, kes tuleb sisse, sest need inimesed saavad meistriteks. Ja 9 kuuga, võib isegi 6 kuuga saada. Vaata, mis juhtub. Vau! See on need mullikesi, nüüd on nii palju siia tehtud, et need iga mullike on 9-punktine grupp. Matemaatiliselt on see võimalik, järelt on ka reaalsuses võimalik, on ka võimalik paremini, aga õpetusviis, sellega saab igaüks hakkama. Ja kujutate siis ette, kui seda korrutada veel seda numbrit siin 10 või 100, sest tarbijad tekib ka. Et kõik ei ole, kes hakkavad partneriteks. Tõenäoliselt partnerite kontsentratsioon siin saalis on 100%, ma tunnen. Ma tunnen iga eluvärava, et teid järjest tuleb juurde ja teie mõtetes on juba sinna partnerlisti pandud kirja 10 ja 10 inimesi. On nii? Ja mitu korda te kirjutasite lehe peale armastan. Nii palju korda see tuleb teile kõik tagasi. Ja harjutage, teinekord on selline moment, kus te ootate midagi või täpselt ei tea, mida teha või koondate oma mõtteid. Siis võtke paberi ja kirjutage lihtsalt sinna peale oma soovid. Kogu inimkonnale, iseendale ja kirjutada sõna armastan. See on võimas energia. See on võimsam energia, kui te täna ette kujutate. Ja kõik need ilusad sõnad. Täna on hästi võimas sõnad. Iga kord, kui joote vett, tänage vett, vähemalt 7 korda. Öelge talle armastan 7 korda. Ja veel kõike head. Ja teie elu läheb väga ilusaks. Iga järgmine hetk on parem. Hakake seda uskuma. See juhtub teiega. See on nagu muinasjutt, aga see juhtub teiega. Ja juhtub nüüd ja praegu. Et ma tänan väga, need numbrid on motiveerivad. Kas on? Mingid motiveerivad, ma ei tea. On ilusad ja paljude peades on kindlasti mõte, need on ju ainult numbrid. Tegelikult on ju veel parem. On ju? Okei. Tänan teid väga ja võtan kokku, nii et mälus kustutage see 500 ja asendage 9 pajaga. See on gruppi käive, mis tuleb teha.